Eesti Kunstimuuseumile kuulub 5 filiaali, Niguliste muuseum, Adamson-Eerik, Kumu ja Mikkeli muuseum, ja siis meie enda loss, kus mina pärinen. Ja kui üldse mõelda kunstimuuseumi peale, siis muuseum on ju põhiliselt visuaalne. Et kogu informatsioon, mis me sealt saame, on läbi nägemismeele. Ja meie püüame siis seda kunsti muuta kättesaadavaks ja ligipääsetavaks ka teistele inimestele, kellel mõned meeled niivõrd hästi ei tööta või ei toimi. Ja ma alustasin tõepoolest oma tööd sellest, et endale lähemalt ehk siis intellektipuudega lastest. Ja siis juba olen väikeste sammude haaval liikunud edasi teiste puudegruppide juurde. Et kui esialgu ma ei julgenud nimetada inimesi nagu puude järgi, kartsin kedagi solvata, sest et terminites ma ei olnud veel nii hästi kodus, et siis me kasutasime nimetust erivajadusega inimene. Aga nüüd aastate kogemusega ma olen aru saanud, et erivajadusega võivad ükskõik, kes meist olla. Et ma ise olen ka näiteks erivajadusega, ma olen nii väike. Aga nüüd me oleme siis tänu nendele kogemustele hakanud ikkagi spetsiifilisemalt nimetama, ehk siis läbi puudegruppide. Meil on nüüd tõesti mõned tunnid välja töötatud erinevatele puudegruppidele, aga ka hästi palju muuseumitunde on võimalik kohandada. Ja see nii oleneb inimesest, et kes seda tundi läbi viib. Me ei ole nagu saanud öelda oma lossidaamidele, nii me nimetame oma tunnijuhte, et nad peavad neid tunde tegema, et see peab ikkagi tulema kuskilt sügavamast sisemusest, et sa oled valmis neid tunde tegema nendele inimestele. Ja kuidas siis kunstimuuseumis lõhnab? Ma olen konkreetselt küsinud laste käest, kui nad on käinud meil tunnis kunst läbi erinevate meelte, ja nad on nimetanud seda lõhna siis nagu vana asja järgi või vanad paberid või vanad raamatud. Et umbes nii siis meie kunst seal lõhnab. Aga me leiame sealt veel võimalusi, et kuidas veel saaks kunst siis lõhnata. Ja müüt muuseumist, mida ma olen nüüd alates 2012 aastast, 6 aastat, püüdnud murda eelkõige kunstimuuseumi seestpoolt. Ja siis kui sa juba seestpoolt suudad natukene asju liigutada, siis see hakkab ka väljapoole paistma. Et müüt muuseumist, et kunst on kõrge ja kättesaamatu inimestele, elutu, puutumatu ja hääletu. Aga kuidas ta siis panna elama? Ja kuidas ta teha lähedasemaks inimesele, on ikkagi jälle läbi selle stsenaariumite, läbi meetodite. Ja kunsti saab siis vaadata läbi erinevate metoodikate, milleks võiks siis olla ühelt poolt nähtamatu ja teiselt poolt nähtav. Siin on meie Peeter Esimene. Et see on päris suur julgustükk Kadrioru lossi asutajaga sellist nalja või vigurit teha. Aga huumor on ka see, kes paneb inimesed rohkem kõnelema ja vabastab mingitest pingetest. Et kindlasti ka raamatukogus on see naljasoon see, mis paneb meid kergemini asjadest aru saama või üksteisele lähenema. Peeter Esimene ei ole minu peale pahandanud ja unenägudesse tulnud oma suurte silmadega, aga meie nähtamatu metoodika taga siis võiks olla see, et igal maali taga on tegelikult tema elulugu, tema sisu, põnevus. Sa saad leida siit maalilt erinevaid detaile, mis panevad selle maali kõnelema, ja mitte ei ole siis lossidaam, kes sellest räägib, vaid on lapsed, kes seda avastavad. Lossidaam ainult peegeldab ja kiidab lapsi. Hästi tähtis on see, et sa kiidad ja tunnustad neid, kui nad leiavad midagi. Ja kui läheb ikka asi rappa, siis oskab
lossida selle loo jälle tagasi tuua siia maali juurde, millest räägitakse. Ja nähtav metoodika on siis materjalid ja vahendid, mida me kasutame oma tundides, mida me oleme ise loonud, mis on siis käega katsutavad esemed. Kasutame rekvisiite, kostüüme, no kõike varsti näete ka siit, mis mul tuleb. Aga et korraks panna teid ka minuga hästi nagu kaasa mõtlema ja näha, et kuidas see asja saab tõesti läbi huumori vaadata. Seda konkreetset pilti ma ei kasuta puudega laste tundides küll, aga tavalaste tundides kasutame. Ja kuidas siis rääkida vanast kunstist läbi siis koomiksi keele. Et kui te nüüd seda pilti vaatate, siin on vaagen puuviljadega või korv puuviljadega, on pealuu ja on vaas, et mis maal siis võiks olla kokku? Õige, just, natüürmort, vaikelu. Ja kui nüüd järgmist pilti vaadata, siis on juba üsna lihtne. Maastik ja maal, ongi maastiku maal. Et tegelikult intellektipuudega laste puhul tuleb kasuks ka visuaalsete selgete piltide kasutamine. Et ma isegi usun, et nad saaksid sellest konkreetsest näidisest aru. Peaks katsetama. Meie siis erinevad meetodid või meetodid, mis võiksid olla tunni sees, mis teevad siis selle kunsti vaatamise kõigile arusaadavaks. Või parim meetod, mis siis leida, võiks olla selline, mis avab silmad, paneb kuulama, kaasa mõtlema, rääkima, toetab loovust, annab elamuse, loob uusi mõtteid ja astub raamist välja otseses mõttes. Ja meie muuseumi filiaalide erinevad muuseumitunnid siis koonduvad nimetuse alla, mis on siis puudega inimestele mõeldud, koonduvad nimetuse alla muuseum puudutab. Ja selle alt siis on võimalik tulla muuseumitesse erinevatesse siis tundidesse. Siin konkreetse pildi peal te näete Kadrioru kunstimuuseumi maketti, mis valmis nüüd paar aastat tagasi. Ja tegelikult muuseum otseselt neid vahendite ja materjalide osas ei leia väga suurt rahalist toetust või eelarve sellist rida, et kõik need lisavahendid ja materjalid me oleme saanud välja lastud tänu hasartmängumaksu fondile. Et see on meid väga palju toetanud erinevates projektides. Siin siis mõni valik meie teemadest, mida me oleme pakkunud. Mõned on nüüd püsiekspositsiooni baasil, mõned on vahetuvate näituste baasil. Ja siin on ka näha, et välja ei tule, aga ma annan vihjeid, et mõned, mis on nagu konkreetselt suunatud pimedatele lastele ja mis on jällegi või intellektipuudega lastele suunatud olnud. Näiteks käega katsutavad kangelased, mis oli Kadrioru kunstimuuseumis, oli konkreetselt suunaga pimedatele inimestele, mitte ainult lastele, vaid ka täiskasvanud külalistele. Ja seal siis oli võimalik antiikjumaluste koopiaid katsuda, seda materjali tunnetada ja meie skulptuurihoidla juhid on olnud väga suure südamega inimesed ja on andnud võimaluse lausa palja käega pimedatel neid skulptuure puudutada, sest et neid saab puhastada. Et asi ei ole üldse nagu nii jälle selline hull või jälle on müüt tekkinud, et see on nii puutumatu ja kõrge, aga tegelikult seda kõike saab inimestele lähemale tuua. Siis praegu hetkel pimedatele inimestele oleme läbi viinud Kadrioru lossis kunst läbi meelte ja linnuke kirjas näiteks ja äsja on valminud Kumusse uus tund Kumu uurija, mis on suunaga nüüd otseses mõttes intellektipuudega, aga nüüd väikse kohandamisega jõuab ka pimedatele lastele. Olen tegelikult juba läbi viinud Heleni kooli lastele neid tunde
Aga hästi oluline muuseumis on tegelikult ekspositsioonipaigutus, et kui tavakülastaja käib, ta ei pane tähelegi, sest et kõik on nii loogilisel kõrgusel, mida vaadata ja lugeda ja imetleda, siis kui nüüd vaadata näiteks ratastoolis muuseumi külastajad, siis temale on see veidi kõrge, aga saab veidikene puudutada siiski. Ja lapsele, et siin konkreetselt on Jaan Koorti näitusel siis need pildid tehtud, et siin on lapsele isegi päris ilusas kõrguses see, et ta sai puuduta selle materjali siledat graniitpinda ja seda näojooni. Ja siin on siis paar fotot Kadrioru lossis käega katsutavast kangelastest, kus siis ühel pool need poisid, kes seda Merkuuriust puudutavad, nemad on siin Heleni kooli poisid ja otsivad sealt kõikesugu informatsiooni siis selle skulptuuri pealt. Ja pimedate puhul me oleme siis nii lähenenud, et esialgu lubame skulptuuri uurida oma kätega, oma puudutustega ja hiljem siis räägime selle skulptuuri loo juurde. Ja teisel pildil, kus on valguse jumal Apollonit, uuritakse, see on siis intellektipuudega lapsed meil seal uurimas. Ja näha, et ratastoolis tüdruk ulatub ka ilusasti. Et selle näituse puhul me väga arvestasime ekspositsioonipaigutust. Ja me ise oleme ka nagu väikesed, eks ju, liikuvad kunstiteosed, et seda sama tundi, mis ma esialgu olin loonud pimedatele, viisin läbi ka tavalastele. Aga tavalaste puhul pidi esialgu õpetama, kuidas skulptuuri puudutada. Ja selleks me tegime sellise väikese ringi ja kuna seal jumaluste saalis oli siuke õhkõrn muusika Pärt Uusbergi Paradiis, siis see muusika andis meile sellise võimaluse seda pehmust leida iseenda sees ja teise selja peale siis maalida seda tunnet, mis sa sellest muusikast või helist kuuled ja sellise laia pehme käega ja kui me olime valmis, siis me läksime siis skulptuuride juurde ja saime pai skulptuuridele ka teha. Aga mis need sügavamad kihid on? Mitte see, et me saame siis lihtsalt teost katsuda või seda infot selle teose kohta, vaid tegelikult sügavam on see, et me oleme valmis seda tegema. Et me näitame välja, et kõik on oodatud muuseumisse, kõik inimesed ja me hoolime sellest. Ja see, et meie seda teeme, see peaks andma siis ka jõudu ja inspiratsiooni ka teistele inimestele, ka külalised, kes seda tundi näiteks kõrvalt näevad, ka nemad saavad võib-olla mingisuguse empaatiatunde sealt endaga kaasa, lapsed, kes käivad seal ja näevad, et me teeme selliseid tunde, et tegelikult see sügavam tähendus on seal alati tundides juures, et humaansuse kihid on need, mis tegelikult loevad. Ja nüüd mõned tunnid teile pildiliselt ka. Kadrioru lossis linnuke kirjas, alati meie pealkirjad on ka natukene sellised vimkaga, et nad kõnetaksid inimest või õpetajad, kes sinna tundi tuleb. Et see tund oli algselt loodud küll tavalastele, aga on väga ilusti kohandatud nüüd ka intellektipuudega lastele. Ja linnuke kirjas on siis võimalus, et kui õpetaja ei jõua lastega loodusesse või parki jalutama, siis tuleb ta kunstimuuseumisse ja saab ikka linnukese kirja. Sest et meil ikkagi teostel leidub mõned linnud ja kuidas siis kunstnikud on linde kujutanud, maalinud ja lisaks veel portsellankujukeste peal on meil linde. Ja läbi nende linnulugude me saame tegelikult ka loodusõppest osakese, kus linnud elavad, mida nad söövad ja ka muusikast, sest et me kuulame linnulaule, keda me maalil näeme ja lõpuks ka laulame, sest et Eesti rahvas on selline toredad tegelased, et me oleme ikka püüdnud ka linnulaule sõnadesse panna. Ja just eile mul tegelikult olidki Tondi kooli lapsed, kes väga ilusti püüdsid lugeda neid linnusõnasid.
varsti näeme. Ja alati puuetega laste puhul tuleb kasuks, kui on lisaesemeid ja võimalus katsuda ja puudutada midagi. Et meil on selline tore hani, kes sealt maali pealt on välja tulnud, et see hani käib meiega siis selles tunnis kaasas. Nii nagu ikka, haned käivad järgi. Ühe mängu teeme me seal sellise, et kõik lapsed on justkui muna sees peidus. Ja ma räägin ühe loo sellest poisist, kes käis hanepesa juures ja nägi, kuidas siis munast koorus väike hanepoeg. Aga hanepoeg esimese asjana nägi seda poissi ja hakkas sellel järgi käima. Ja kui nad siis selle silma lahti teevad, selle munakoore seest ja märkavad mind, siis ongi aeg järgmisesse saali minna. Nii et mina olen see poiss ja lapsed hanepojad. Siin siis on meil mõned linnulaulud, mis siis jälle ikkagi enne vaatame maali, räägime linnust ja siis pärast laulame, püüame sõnadesse seda laulu panna. Ja siin eile just, kui mul Tondikooli lapsed käisid kerge intellektipuudega, siis esialgu laulsin ise ette, aga siis tekkis nendel ka huvi, et tahtsid ise kõik ka laulda ja veel kõik tahtsid laulda. Nii et väga ilusti, rahulikult kuulsime kõikide laulud ära ja lõpuks sidistasime ja vidistasime kõik seda suitsupääsukese laulu ka veel otsa. Nii et toredasti saab linnulaulu niimoodi sõnadesse panna. Ja loovtööna on intellektipuudega lastele mõeldud selline värvileht, aga enne kui me värvilehte hakkame värvima, ennem peab ära märgistama, mis on linnu osad siis, et millest või mis on seal vaja kirjutada. Aga et leida need sõnad üles, siis me sobrame päevalille seemnetega kastis, niisugune hea sügav kast, et see on mõnus seal segada ja sobrada ja leiad siis sealt need sõnad ülesse ja kes ei oska hästi veel tähti kirjutada, siis saab sealt sildi pealt veel näha ka. Ja siis saab kõik siia õigetesse kohtadesse märkida. Ja lisaks sellele, et me oma linnu ära värvime, mõtleme ka, mis selle linnu nimi võiks olla, täitsa omast peast. Et see, et ta on tihase moodi, see ei tähenda, et ta peab tihane olema. Siis mõeldakse, et kas ta on paigalind või rändlind, missugune tema pesa võiks olla, kui suur ta on. Näiteks eile tuli mul päris üllatusena, et mõned need samad linnud olid nii suured, näidati mulle. Ja Kotkasilm oli ühe linnu nimi hoopiski. Ja et kuidas see lind laulab, et seda me kõike muidugi muuseumitunni lõpus ei jõua, aga õpetajale ma annan alati sellise, et kui ta jõuab koolis seda teha, et siis sinna paberi teisele poole nad kirjutaksid ka selle linnu laulu üles ja püüaks ka siis seda laulda. Nüüd Kadrioru lossi lugu on selline, et kui varem kunagi lossis pole käinud, et siis on hea aeg või hea võimalus sellega alustada. Siin meil pildi peal on Käokooli lapsed, kes siis on keskmise raske intellektipuudega, liitpuudega lapsed. Et nendega peab hästi palju liikuma tegelikult, et nad väsivad ühes ruumis olles, kui väga pikalt olla, et siis väsivad ära, et nendel on vaja liikumist ja ka aktiivseid tegevusi. Ja kuna lossis on ikkagi palju saale, siis me saame seal ringi liikuda ja kuulata peasaali akustikat, seal hääli teha ja loomulikult lõpetab siis tunni kostümeerimine ja siis maskide proovimine, et tunda ennast ka justkui, et oled printsess või keiser või keisrinna selles peasaalis. Ja peasaalis on ju tore, saab lausa tantsida selle ratastooliga. Ja samas tunnis me kasutame ka ühte vahvat mängu, mis on paleepöördemäng. Tegelikult reeglid on nagu trips-traps-trullil ja välja näeb see selline, et seda sama kasutame ka tavalaste tundides, kus siis kaks rivaali püüavad saada siis trooni endale ja siis läbi sellise sõbraliku lastemängu. Aga see on alati meeldinud väga.
Ja nüüd lihtsalt selline, et raamist välja ja raami sisse, et kuidas siis püüda atraktiivseks oma tunde teha. Näiteks graafika puhul, joone puhul, et saaks näiteks tähti õppida hoopiski läbi nööride, et nööridest kujundada tähti või jooni. Ja maalilugu, kuidas pildi sisse või raamist välja mõelda, et alati peab natuke ennast ka raputama, et ei tohi kinni jääda kuskile. Ja skulptuuride puhul, et kuidas ennast teistele kujutada ja mõelda, mis materjal ma ise võiksin olla. Näiteks meil Kumu-uurija tunnis, kui me Jaan Koorti püste vaatame, mis on siis basaldist ja graniidist ja pronksist, siis mõtleme, et aga mis materjalist mina võiksin olla. Kas ma olen vatist või olen telliskividest laotud, aga võib-olla olen kivist lihtsalt. Tegelikult mina tahtsingi väiksena kivi olla. Päriselt, põllukivi, suur, sest et see tundus kõige tugevam olevat. Aga nüüd tuleb välja, et ei olegi kõige tugevam. Siin on siis näha need graafilised jooned, mis on võimalik hästi lihtsalt ära kasutada ja kõrval on siis sellest antiikjumaluste tunnist üks lood, kus siis tunni lõpus ka pimedad lapsed tegid enda kangelase ja said kasutada siis kõiki nende kujude detaile ja panna siis luua oma uus kuju ja mõelda, et mis on selle kangelase supervõime. Ja siin on paaril pildil näha siis, kuidas me ka püüame jäljendada kuju asendeid ja seda siis eelnevalt jälle puudutades ja siis seda jäljendades. Ja siin samuti püütakse teha Veenust, kümblevat Veenust järgi. Siin on siis see raamist väljamõtlemine, et kui raami siis enam ei mahu, siis peab väljapoole ennast sirutama. See on tegelikult muuseumi joogatund meil, mida oleme ka teinud intellektipuudega lastele. Siin konkreetselt on küll üks lasteaiagrupp. Seal siis me vaatame erinevaid teoseid, mis me oleme välja valinud ja püüame seda läbi liikumise väljendada, et vaatame, mis teose peal on ja siis seda kohandada oma kehale. Ja naerata ometi. Et selle tunni raames me vaatame portreid, meie enda valitsejate täissuuruses või täisfiguurportreesid, poolportreesid, otsevaates, et kõik erinevad portreed ja vaatame, miks nad ei naerata meile. Sest võib-olla te olete ise ka märganud, et Kadrioru lossi maalidel tõepoolest ega hambaid väga palju ei näe. Ja see idee tegelikult tuli ühe hambaarsti poolt, kes käis oma lapsega meil perehommikutunnis. Et siit tuleb jälle see, et kus me seda inertsi saame, et täitsa võib õhust kuskilt tulla. Aga nüüd ongi tund loodud ja siis tunni käigus me räägime suuhügieenist 200-300 aastat tagasi ja siis tänapäeval. Ja lapsed on tänapäeval ikka päris targad, et nad teavad väga hästi, kuidas ikka hammaste eest hoolitseda. Ja lõpus me paneme need tegelased naeratama läbi selle, et me oleme valinud siis samade portreede ülemise poole kuni siia ninani ja siis jälle hästi selline lai, väga särav naeratus, et see ongi natukene groteskne, et see on meelega just selliseks loodud, et natuke suurendada seda naeratust. Paneb teise naerma ka. Ja nüüd jõuame siis kunst läbi meelte juurde ja selles tunnis me vaatame teoseid läbi siis meie viiemeele, mis helid võiksid maalil olla, kuidas võiks maal lõhnata, värvilisi maitseid leida sealt, läbi kompamise rääkida maalist ja valguse mängudest ja meeleoludest. Ja seal me kasutame lihtsaid kaarte, meelekaardid on need. Et esialgu sellises tutvustavas või häälestusfaasis me räägime kõik need meeled läbi lastega, teeme aktiivmänge seal veidikene, mis panevad meie meeled kõik tööle ja siis läheme juba teoste juurde lähemale. Aga kuidas me siis paneme selle maali ikkagi lõhnama? Läbi lõhnakotikeste. Et meil on erinevaid lõhnasid, on vürtse seal, on hapukaid, on magusaid, kõiksugu erinevad lõhnad ja lapsed peavad siis lõhna tundma ja leidma selle lõhna siit maali pealt ülesse.
see siin on aedviljaturg, küllap siin ka lõhnab. Ja sa ei pea, nagu ülesanne ei ole mitte see, et sa hakkad arvama, mis on selle koti sees. Seda väga tihti tehakse, et ikkagi sa hakkad kompama, see kompamismeel on väga tähtis meile kõigile. Ja siis, et mis seal koti sees on. Tegelikult on see, et sa pead lõhna tundma ja mõtlema, kuidas see lõhn võiks olla maalitud või mis värv sellel lõhnal võiks olla. Ja see on toiminud küll just intellektipuudega laste puhul, et nad on leidnud küll, et näiteks võiks olla seal kitse selja peal seda heledat tooni või selline hele lõhn või siis võiks olla seal kuskil katusekambris sealt aknast välja voogav kaneelilõhn, kaneelipruun tuleb siis ettekujutusse. Nii et erinevad lõhnad siia me maalime ja siis lõpuks saamegi selle maali kokku maalitud ja loomulikult alati iseenda kogemus ka, kas ma olen käinud turul, mis lõhnad mul seal vastu paiskasid, et missugune see lõhnamaastik mu ümber on olnud. Järgmisel pildil nüüd me räägime maitsetest ja värvidest ja ma olen aru saanud, et pimedad inimesed kogevad värve ka läbi siis maitsemeele ja siin me teeme küll intellektipuudega lastele siin tundi pildi peal, aga muidu jah, me vaatame 2 teost, kus on siis inimesed, Ghana pulmateos, kus on inimesed pulmalaua taga, hästi ilusate värviliste riietega ja siis kõrval olevat Madonna puuviljapärjas, kus on need mahlased ja ilusad realistlikult kujutatud puuviljad ja marjad. Ja siis on ülesanne see, et kuidas me selle maitse ja värvi kokku paneme või sulatame. Et näiteks selle naise kleit on virsiku roosa või virsiku värvi. Et leiame siit selle pildi pealt virsiku või et see kann on justkui oliivitooni, oliivirohelist, siis leiame selle oliivi siit või et tal on justkui kirsipunane pluus seljas. Et niimoodi need maitsed hakkavad siis meile neid värve kirjeldama. Ja siis see maitse annab ka värvile mingisuguse, et kas see värv on täidlane või ta on selline natukene hõrk ja nii edasi siis või hapukas hoopiski see värv võib olla. Natuke kehv pilt, aga pulmatants aidas. Ja selle pildi peal räägime kuulamisest ja kuulame ise ka, et esialgu lapsed vaatavad maali ja saab siis küsida, et mis siin toimub, kus see tegevus toimub, mida siin tehakse, mis helid siin pildi peal võiksid olla. Et kõigil tekib alguses ettekujutus endale pähe ja siis ma lasen nendele 3 erinevat muusikapala, millest üks on džunglihääled, siis lapsed veidi kuulavad, vaatavad, kas see sobiks siia karja aita. Siis lasen sellist hästi kõrgendatud, ilusat kirikumuusikat, kus on üks vokaal. Ja võt selle muusikaga on alati nii, et ei taheta ära lõpetada, nad tahavad seda kuidagi väga lõpuni kuulata, aga muidugi tajume, et ka see, eks ju, ei sobi siia ja lõpuks tuleb siis see rahvalik muusika. Ja siis saab sellest helidest rääkida, et mis lisaks sellele muusikale siin pildi peal heli võiksid tekitada ja kuidas üldse kunstnik on maalinud helid pildile. Et siin on ka konkreetselt pille muidugi pildil näha, aga tegelikult kõik need sammud ja hingamised ja hõikamised ja rääkimised, mis siia pildile siis on salvestunud nii-öelda. Siin ongi siis nende samade laste pilk samal ajal, kui need muusikapalasid esitatakse. Ja kompamine, et maale tõepoolest katsuda ei tohi, aga me saame nad tuua siis lähemale sealt raamist välja võtta. Et selle loo puhul me räägime Achilleusest, kuidas ta rändkaupmehe kaubakirstust haaras endale metallselt läikiva teraga mõõga, siis meie laseme lastel katsuda väga palju erinevaid materjale ja siis neid ka anda iseloom sellele materjalile, et mitte lihtsalt, et ilus kuldne, vaid et kuidagi käe all krõbisev kuldne või
kerge ja hõljuv ja kõik ikkagi tulevad need iseloomusõnad sinna ette ja siis tuleb alles see materjali nimetus. Ja siin on ühes teises tunnis küll pärineb, aga ikkagi, et alati tuleb kasuks see, et sa saad ise oma käega katsuda, siis salvestub ja talletub see kuskile sügavamasse kihti. See ei ole ainult mitte puudega inimeste puhul, see on kõikide meie puhul. Ja lisaks lossi maketile meil on olemas ka sellised taktiilsed pildid, mis täiendavad maketti, et siin on näiteks lossi fassaad, kus on võimalik kombata ka kõik kaunistused üle. Ja vaatamine, et see nüüd naljakas, eks ju, et nagunii me vaatame ju kogu aeg kunstimuuseumis, aga vaadata saab ka erinevalt. Et me saame vaadata nii, et me teeme maalile hoopis teise värvi ja teise meeleolu. Et meil on sellised värvilised aknakesed või filtrid, mis siis lapsed kasutavad, on 3 põhivärvi ja siis saab siis rääkida, mis see meeleolu seal pildil on nüüd, kui ma vaatan läbi sinise filtri või kas mõni värv üldse ära kaob või mõni läheb hoopis erksamaks. Nii et saame mängida ka selle valgusega. Nii, lennukad mõtted kõigile, aga nüüd viimaks näitan ühte videot 3-4 aasta tagust küll, aga Kumu tunnist, kui meil käisid Tondi kooli lapsed, et las see jääda lõpetama, siis jääb selline rõõmus hea tunne sisse.